Jätkame Isover villa ehitussaladuste uurimist. Milline siis selle efektiivse maja katus sai tehtud? Katus on lahendatud puitfermidega. Puitfermide alumine vöö on 100-milline puitkonstruktsioon ning sinna vahel on paigaldatud KL33 soojustusplaat ning selle peale siis üles fermide vahele puistevill Insulsafe 600 mm. Et kokku on katuslae soojustus 700 mm ja katuslael on veel mitmeid ventilatsioonitorustikud läbivad seda puistevilla ja need on omakorda siis ka täiendavalt isoleeritud. Et kõikvõimalikud kommunikatsioonid on seal puistevilla sees. Miks võiks üks eraisik või arendaja võtta kasutusele Saint-Gobain grupi terviklahenduse? Ükskõik mis terviksüsteemi töötavad paremini kui erinevatest komponentist kokku pandud ja kokku kombineeritud lahendused. Saint-Gobaini poolt välja töötatud terviklahendused on mõeldud koos toimima ning töötavad väga efektiivselt, erinevalt kui kombineerida kokku erinevaid tooteid ja mille lõpptulemus ei pruugi olla see, mis on soovitud. Mis on sinu nõuanded, kuidas tulevikuks tõhusat eramut täna ehitada? Täna hoonet või siis elamut planeerima hakates peaks ikkagi mõtlema, et mis saab homme või ülehomme. Et hoone elamuna on siis ekspluatatsioonis vähemalt 50 aastat. Et kui Isover villa on arvestatud, siis ta vastab nõuetele, mis hakkavad kehtima aastast 2021. Siis see ei olegi nii väga kaugel, et siin on ainult 6 aastat aega, et samasuguseid hooneid võiks ju täna ehitada juba Eestiski, et põhimõte võiks olla see, et iga inimene saab enda hoonest teha enda pensionisamba, kui ta investeerib sinna hoone soojapidavusse ja õhupidavusse ning sellega saavutataksegi hoonele väga hea energiatõhusus ning madalad ekspluatatsioonikulud järgnevateks aastateks. Et hoone soojapidavus on majal ikkagi primaarne, et ükskõik millega sa kütad, et välispiirded peavad olema soojapidavad, nii põrandad, välisseinad kui katuslaed, samuti aknad ja uksed.